No nii, nagu te poke videost mäletate, siis tegelikult riisi tegemine on imelihtne. Sa võtad ühe osa riisi, 2 osa vett, lased vee keema ja siis pesed riisi ära. Riis korralikult ära pesta ja siis paneme ta keevasse vette. Vesi on kindlasti mage. Sinna mingid maitsed ei lähe. Nüüd keeb 15–20 minutit, nii kaua kuni seest kergelt krõmps, aga pealt ilusti pehme. Nii, ja kindlasti kasuta siis lusikat, mitte kahvlit, et kui kahvel aitab sõmeraks teha, siis lusikas aitab teda just nii-öelda natukene mashida ja pudrustada või nii-öelda natuke kleepuvamaks teha, et kindlasti kasuta lusikat siis selle jaoks. Ja nüüd ta siis keeb meil siin, aeg-ajalt kontrollime ja vaatame, kuidas tal läheb. Paneme talle kaane peale ja läheb. Samal ajal teeme juba meie nii-öelda kastme marinaadi valmis. Ma võtan selle jaoks riisijäädikat, ma lisan siia suhkrut ja soola. Segame kõik ära, laseme sellel suhkrul ja soolal ära sulada siia. Ja siis, kui riis on valmis, siis samal ajal on ka juba meie marinaad nii-öelda valmis. Nii. Ja siis vaatame, kuidas ta on. Ta tundub juba praegu päris ilus. Ja. Väga hea. Maitseme ka hetkeks. Ideaalne. Keerame kuumuse välja. Ja nüüd ma tõstan ta meil pliidi pealt ära ja ma panen meile selle marinaadikese siia peale. Põhimõtteliselt kogu marinaadi paneme siia peale ja ongi valmis. Ja kindlasti ma soovitan alustada pigem väiksemas kogusest, kuigi mina panen tavaliselt alati kogu selle riisijäädika ära siia, sellepärast ma tean, et mulle lihtsalt nii maitseb see. Ja nüüd sa näed, kuidas lihtsalt kogu see riis läks peale seda marinaadi nii kreemiaks. Nii, ja nüüd võid lasta ta lihtsalt jahtuda ja kui sa tahad asja kiiremaks teha, siis valada lihtsalt karpi ja mida laiemalt ta laiali on sul, seda kiiremini ta jahtub ka. No nii, meil on riis jahtunud, liigume aga edasi. Nüüd meil ongi see, et kui riis on meil jahtunud, me saame hakata ju tegelikult juba sushit kokku rullima. Ja ma otsustasin, et ma teen teile 2 erinevat sushit, ehk siis maki ja urumaki. Maki on siis tavaliselt kokku rullitud ja urumaki on siis tagurpidi kokku rullitud riisiga sushi. Ja ma mõtlesin alguses, et ma teen äkki teile tempurat ka, siis ma mõtlesin, tempurat ma ei tee. Et kui te tahate tempurat, siis andke mulle teada. Kes ei tea, mis tempura on, siis tempura on frititud ja nii-öelda paneeringus sushi. Aga hakkame pihta. Kõigepealt võta endale sushi matt, ehk siis see bambusmatt ja selle peale pane endale 1 norileht. Norilehe peale me paneme riisi. Riis käib kindlasti nori matile poolele, mitte siis läikivale poolele. Ja seal paneme riisi peale. Kui me teeme makit, siis maki puhul jäta 1 sentimeeter servast puudu, et sa saaksid ta pärast hiljem kokku rullida. Selle jaoks peabki olema ilma riisita, et ta nii-öelda kokku kleepuks. Nüüd me paneme siia täidise peale. Mina kasutan täidisena krabipulkasid, wakamet ja toorjuustu. Mina kasutan ürdist toorjuustu, kui sa tahad, sa võid ka täiesti tavalist kasutada. Rullime kokku hästi tihkelt, samal ajal kui ma rullin, ma tõmban teda tagasi, et ta jääks jällegi võimalikult tihkelt kokku ja võimalikult tugevalt püsiks koos. Okei, nüüd liigume edasi järgmiseni. Ja nüüd me oleme juba jõudnud lõppu. Lõpus ma teen käed korraks märjaks ja märja osa tõmban mööda seda nii-öelda täitmata serva üle ja ma saan ta märjaks ja see aitab tal nüüd kokku kleepuda. Rullime ta veel 1 korra üle ja minule meeldib alati, kui ta on natukene kandilisem, ehk siis ma rullin teda kokku ja sushi mati abil ma nii-öelda teen teda natukene kandilisemaks. Siis ma panen selle siia kõrvale ja nüüd me teeme kohe teise ka valmis ja siis alles hakkame tükeldama. Teine on urumaki. Urumaki ehk siis tagurpidi.
rullitud sushi, ma panen kõigepealt alla toidukile, siia panen musti ja valgeid seesamiseemneid. Nagu te teate, mul burgeri kuklite videos juba oli see, et mulle meeldib neid musti ja valgeid seesamiseemneid alati koos kasutada. On ju? Aga nüüd ma võtan jällegi norilehe, mattserv üleval pool ja täidan ta üle terve pikkuse ära. Siin ma ei jäta tühja serva. Täidan ta üle terve pikkuse ära. Okei, täidetud, väga hea. Nüüd ma keeran ta tagurpidi sellele samale sushi matile nendele seesamiseemnetele peale. Nüüd saab täidise võtta. Mina võtan lõhet ja lõhe mulle väga maitseb. Nii, lõhe puhul lõikame temast jälle siuksed paksemad viilud natukene. Väga hea, ilus, mahlane, külm suitsulõhe. On ju, väga hea. Siis lõikame korralikud viilakad kurki ja need paneme samamoodi siia samasse lõhe kõrvale, et saaks jällegi mõnusalt neid täita. Ja siia peale jällegi toorjuustu natukene ja minu siuke salajane koostisosa, mida te ka juba natukene teate, on sibulahelbed. Sibulahelbed olid mul ka burgeri kuklites sees tegelikult. Nii, nüüd hakkame jälle rullima. Nüüd samamoodi, kui sa rullid, siis aita rullida koos toidukilega. Siis ei määrdu sul nii-öelda käed lihtsalt ära, et sul on endal ka mugavam ja parem seda kõike teha. Ja samamoodi rullime terves pikkuses kokku. Ja alati, kui sa tagasi tõmbad, siis hoia kindlasti matist, mitte kilest kinni urumaki puhul. Saad palju rohkem stabiilsust. Ja ongi valmis. Siis ma lõikan ühe serva maha. Selle sa võid niisama ära süüa. Sa võid selle alles jätta. Sa võid ka nii korralikult täita, et ta ei jää sulle alles, aga üldjuhul ikkagi need servad on natuke pehmemad. Ja siis ma lõikan ilusad viilud. Oleneb, kuidas sa ise tahad. Vahepeal sentimeeter, 1,5, 2. Mina tavaliselt lõikan umbes siuksed 1,5 sentimeetrised viilakad. Ja lõikamise jaoks ma kasutan peene teraga nuga, mis on hästi terav. Ma teritasin selle enne muidugi ära. Ja nüüd ma lasen ta korraks jooksva külma vee alt läbi ja lasen tal lihtsalt nõrguda. Sa ei pea teda raputama. Sa näed, et kogu vesi jookseb siia terale. Siis on kõik hästi. Siis võidki põhimõtteliselt hakata juba lõikama, on ju. Ma võtan ta endale siit ette. Nagu ma ütlesin alguses, ma lõikan otsa lihtsalt maha. Siit otsast tuleb siuke väike pudin. Sellest ei ole hullu. Sealt liigume edasi. Nii. Otsad jäävad siia. Ma tegelikult võin ta juba aluse peale panna. Oih. Natukene laiali. Ka näha ka on, millega tegu on. Ilusalt kokku rullitud. Tihkelt, püsib ilusti. Nüüd jällegi, kõik on oma vaba valik, aga mina näiteks tegin enne kastme. Ma kasutasin seda sama ka pokebowli puhul ja see on hästi hea siuke vürtsikas kaste. Selle vaatad ise, kas paned siia kõrvale või paned peale. Muidugi wasabi. Ma käisingi Mossis ja ma leidsin wasabi, kus oli üle 4%, peaaegu 5% oli wasabit. Et kõik mõtlevad, et jumal, et igal pool, kus ma sushit käin söömas, siis saab wasabi pastat. Wasabi pastat minu meelest Eestis ei saa üheski sushi kohas, sest wasabi tegelikult on hästi kallis, enamasti kasutatakse ainult mädarõigast. Siin on ka muidugi mädarõika põhi, aga wasabit on üllatavalt suur protsent, et enamasti pannakse seda palju vähem. Ja kui üldse pannakse. Aga jällegi, ise valid, kas sa tahad seda siia panna, kas sa kaunistad seda või ei. No nii. Wasabit.
ja ma ei tea, kuidas teiega, aga ma lihtsalt armastan marineeritud ingverit. Kas paneme täna ka peale või? No davai. Kui läheb, siis läheb. Nii, et siin on muidugi vedelikuga sees, aga vedeliku nõrutame välja. Ise valid muidugi, kuidas sa seda siia paned. Kas natuke boheemlaslikult, natuke ilusamalt. Aga mis minu puhul, ma pean ütlema, on alati see, et minu jaoks on ingverit alati liiga vähe enamus kohtades. Ingverit tuleks alati rohkem panna. Nii et mina panen ka täna kohe mõnuga. Ja siis muidugi, kuna mulle terav maitseb ja lisamaitset on alati hea nautida, siis paneme natuke siia kastet ka peale. Ja kui jääb väheks, saab alati juurde panna. No vaata seda. Kas läks kõht tühjaks või? Ma arvan, et peab tegema küll. Ja kui teha ei taha, siis tuleb kuskile heasse kohta sööma minna, kus on sellised issand, mul läheb kõht tühjaks. Appi. Issand. Oh my god. See on tõesti nagu mega ilus. Oi, vaata kui tore, kõik on puhas ja ilus nüüd. No nii, aga hakkame siis proovima. Kas me esimesena proovime siis seda või seda? Alustame ikkagi traditsioonilisemast, on ju? Nii, natukene ikka sojakastet ka. Oh my god. Ja see sriracha majonees siin. Damn! Okei. Ma ei ole väga wasabi sõber, aga ma proovin nüüd wasabiga ka. Vaatame, kuidas meil urumakiga läheb. Kas laguneb laiali enne, kui suhu jõuab või ei? Ei lagunenudki ära. Ja kusjuures päris wasabi ei ole nii terav, kui on mädarõigas. Nad on küll samas perekonnas, aga oh my god. Ingver. Okei. Mina lähen sööma. Ja kui sa veel ei teadnud, siis täna on rahvusvaheline piknikupäev ja samas ka rahvusvaheline sushi päev. Nii et ma arvan, et nüüd sa pead juba sushit tegema. Proovi järgi, katseta ja täidiseid pane täpselt nii, nagu sa ise tahad, on ju. Ja kui sa tahad tempurat, anna kommentaarides teada. Ja mis seal ikka? Varsti juba jälle, on ju? Davai, tšau! Hanja!